Tere hommikust, käes on teisipäev ja ma tegelikult ei olnud üldse kindel, et ma see nädal vlogin. Vaatame, mis siit tuleb. Mul on lihtsalt praegu hästi fookuses töö ja vlogid ei ole esimene prioriteet seal töö hulgas. Et november on üks kõige pisimaid kuusid sisuloomes, turunduses, Black Friday, jõulud lähenevad, ehk siis väga palju tööd on ja ma tahaksin selle kõige vältel jääda ellu, jääda rõõmsameelseks, positiivseks ja energiliseks ja tegusaks, mitte maha kõngeda, nii et sellepärast ma ei julge lubada, mis meil siin nende vlogidega novembrikuu sees saab, et võib-olla jääb vahepeal vahele midagi, ma ei tea ka, ma olin valmis selleks, et see nädal ma ei vlogigi ja et see nädal ei tulegi nagu vlogi välja. Aga ma ikkagi praegu mõtlesin, et äkki mul on siin midagi põnevat näidata ka, et natuke sükest tööelu siin. Nii et täna on teisipäev, mul on trennis käidud, tegin jalapäeva, väga mõnus, väga raske oli. Ja siis ma käisin pakilärgija poes ja seda pakki ma jagan kohe teiega ka. Ja praegu ma panen ennast valmis, et filmida 2 koostöö jaoks story'd. Ideaalis ma monteeriks veel täna järgmise nädala podcasti ka ära. Aga vaatame, kuidas ma siin kõike jõuan. Nii, ma tegin meigi lõpuni, on aeg vaadata, mis siit välja tuleb. Ma tegin nagu ikka Dysoniga need lokid ja siis kerisin kohe siia need lokirullid ka, sest muidu mul ei jää nendest lokkidest mitte midagi. Ma lihtsalt nii tundsin, et ma täna tahaksin nagu sellist volüümikat soengut. Nii et vaatame, kas ma sain sellega hakkama ka. Nii, ma tulen, ma pean siia kohe kiiresti lakki laskma, et nüüd jumala eest ära ei vajuks. Nagu miks see nii kahune välja näeb, nagu please no. Ja kui ma kammin, siis kaob üldse mingi lokk siit ära, aga ma pean kammima. Okei, ma lasen sellel natuke lihtsalt olla ja vajuda, küll ta normaalsemaks läheb. Ja nüüd mul on vaja valida riided, mis ma panen Stockmanni story'desse. Mul tuleb siis jällegi Stockmanniga koostöö. Neil on praegu käimas Beauty Secrets kampaania, ehk siis ilutooted on soodukaga. Ja ma ei tea, kas ma olen nagu maininud, ma arvan, et te olete äkki ise tähele pannud, aga võib-olla kõik ei ole ka. Lihtsalt praegu tuli nagu pähe, et ma tegelikult alati väga mõtlen läbi, mida ma kannan ka oma koostöövideotes, et isegi kui rõhk ei ole üldse riietel, on ju, ma räägin millestki täiesti muust, aga et mu riided sobituksid kas siis selle brändiga, millest ma räägin, nende toodetega, millest ma räägin, et kuidagi oleks selline harmoonia. Sa võid mulle teada anda, kas sa oled tähele pannud seda. Ma nii mõtlen praegu, ma ostsin täna Battery poest üle pika aja. Ja ma mõtlen, et kas ma vajan seda kofeiini või tegelikult mul ei ole seda vaja. Ma tahaks seda nagu lihtsalt juua nagu maitse pärast, aga ma kaldun arvama, et mul ei ole seda vaja. Et võib-olla hoopis see teeb mind ärevamaks, kui vaja on. Oh my god, ja vaadake, ma käisin eelmine nädal. Ülemiste keskuses avati siis selline, ma ei tea, pood nagu Dreamland. Ja nende juures saab teha igasuguseid erinevaid asju, saab kaunistada telefoni ümbrist, mingi koti külge, mingi nagu charm, sükest ketti teha, riietele, mingi nagu ägedaid neid motiive aurutada külge. Ma ei oska neid, ma reaalselt ei tea, mis sõnad on praegu. Igast sükest nagu
nibi-nöbi saab endale teha. Ja siis me Maaritiga käisime seal, Maarit kutsus mu kaasa ja siis me tegime endale need telefoni ümbrised. Saime ise valida siia kõik need kleebised ja siis saime sellega teha. Minu arust nii nunnu, I love it. See tuli mul väga tore välja, väga minulik ka. Muidugi ma pidin kiirsikesed siia panema. Living my best life. Cute. Aga jah, Stockmanni koostöö, midagi elegantset. Nüüd ma sain just story materjali valmis ja alla laetud endale, nii et saadan selle kohe ülevaatamiseks. Aga ma tahtsin mõned põnevamad asjad siit Stockmanni Beauty Secrets kotist üle vaadata, mis nad mulle saatsid. Kõigepealt ma nägin kohe seda Ritualsi shower foam'i, on shower foam, shower gel, foaming shower gel. Ja kusjuures siis, kui ma käisin Anetele kingitust ostmas, siis ma käisin seda ka tegelikult nuusutamas. Aga ma ei olnud kindel, teisele inimesele on väga raske osta, et kas talle meeldiks see. Ja ma ei võtnud, aga see on nende kõige uuem see kollektsioon. Ja see on siis Sandalwood and Vanilla lõhnaga. Siuke hästi nagu mõnus sossukas tunne tuli peale, kui ma nuusutasin seda. Siis selline Armani kosmeetika kotikene, kus on sees nende 15 milliliitrine parfüüm ja sellega kokku käiv body lotion. See küll tundub nii ideaalne nagu kingitus, et ma arvan, et ma ise seda kasutama ei hakka ja see läheb kas teile kellelegi kingituseks või ma veel natuke mõtlen. Siis, mis mulle siit tundus kohe hästi põnev, on see selline hyaluronhoppe cooling mask. See pakend on väga hästi tehtud, selles suhtes, et see haarab kohe pilku ja peab tähelepanu. Siis Clinique'i Moisture Surge, selline niisutav kreemikene. Jäi kohe silma. Ja Ritualsi Private Collection 2 küünalt. Mulle tundub, et need ongi nagu mõeldud niimoodi, et siin on üks nagu selline naiselikum ja teine siis mehelikum. Ehk siis musta ümbrisega küünal on siuke, okei, ma ei tea, võib-olla mehelik on selle kohta palju öeldud. Aga siin on nagu mingit puidusust, samas ka magusust, ta on selline sensuaalne lõhn. Ja siis teine on selline kuldse ümbrisega ja see on siuke naiselikum, pehme, kašmiir, õrnalt roosi. Õnneks väga tugevalt ma ei tunne roosi, ma ei ole nagu kõige suurem roosi lõhna armastaja. Et siuke tore setikene. Väga vahva ja kohe siis asungi teise koostöö filmimise juurde, pean mõtlema, mis ma sinna selga panen. Issand, kui häiriv, miks kõik tundub lihtsalt nagu nii pime mu taga. Reaalselt see tuba on täiesti valgustatud. Igatahes, ma ei olegi siin nurgas varem filminud. Ma just sain need Medironi story'd tehtud. Ja peangi nüüd oma to-do listi vaatama, mis mul siin. Aha, okei. Esmajoones mul oleks vaja teha selle nädala podcasti sotsiaalmeedia klipp või mitu pean vaatama. Ja siis ma võiksin monteerida järgmise nädala podcasti episoodi valmis. Nii et sellised tegevused ootavad mind ees. Juhu! Ma sain valmis nii sotsiaalmeedia klipi kui ka järgmise podcasti episoodi. Ja nüüd ma tunnen, et kõht on päris tühi. Nii et on aeg teha üks kiire ja lihtne õhtusöök. Nagu ma ütlesin, siis õhtusöök on väga lihtne, kerge. Ma teen endale ühe selle broileri rinnafilee tüki mustikamarinaadis. Mul väga maitseb see. Ja ma viskan selle airfryerisse. Issand 30 minutit. Veel aega. Ja siis ma olen külmutatud köögiviljad. Nii et need ma panen pannile. Ja ongi köögiviljad, kana, kodujuust olemas. Tere hommikust, käes on kolmapäev. Kell on natuke 8 läbi.
ja ma saan kell 10:30 kokku oma vennaga Stockmanni juures, kus siis seekord filmime ilusaladuste kampaania raames. Loodetavasti seekord nii kaua aega ei lähe nagu eelmine kord, aga hullude päevade raames lihtsalt ma käisin kõik need osakonnad läbi, aga ilusaladused on ainult ilutooted, nii et saame jääda esimesele korrusele ja loodetavasti läheb ka selle võrra kiiremini. Eile veel sirvisin enne magama minekut seda Stockmanni ajakirja, et natuke nagu rohkem endale paika saada, et mida ma siin üldse filmima lähen, aga ega ma tegelikult nagu super selgelt ikkagi ei tea. Ma tean, et ma tahan nagu igast kategooriast midagi, et parfüümid, juuksetooted, meik, nahahooldus. Issand, mul tuli praegu meelde, et ma pean tegema selles suhtes meigi hästi ja korralikult püsiva, et mul on täna õhtusöök Katriiniga ja ma tahaks, et see sama meik säiliks. Ärge neid juukseid vaadake, need ei ole veel läbi kammitud ja mulle tundub, et siit ei tule ikkagi midagi head. Ma tegin uuesti Dysoniga lokke. Aga vaadake, kui nunnu hommikusöök. Okei, ma ei saa seda. Väike kreeka jogurt, müsli, natukene moosi. Ma tundsin kuidagi, et täna on nagu selline magusa hommikusöögi hommik. Et muidu ma tavaliselt söön ju soolast, nagu te teate. Aga mul olid kõik need asjad olemas, nii et juhu! I'm ready! Ma otsustasin, et ma panen selle punase kasuka laadse asja. Ja ma ei tea, kas panna need prillid ka või need on distracting. Ma arvan, et need on distracting. Ja pluss, kui ma tahan, et see meik säiliks, siis need prillid kindlasti võtaksid siit meiki maha. Nii et ei pane prille. Stockmannis on käidud, ilm on täiesti kohutav ja ma viskasin oma vihmavarju ära, sellepärast et see jõudis veel bussipeatusest Stockmanni minna vähemalt 7 korda tagurpidi. See sääs nii kettasse, sellest ei olnud mingit kasu. Ja igatahes kontent sai kinnitud ja ma tegubele. Mu juuksed ei pidanud ka üldse hästi sellele ilmale vastu. Siuksed sorakad on nüüd. Aga ma jõudsin just koju, kuna see Stockmanni Beauty Secrets kampaania veel käib, siis ma mõtlesin, et ma mainin mingi paar asja, mis mulle nagu kõige rohkem silma jäid. Et seal siis see kampaania tähendab seda, et My Stockmann liikmed, selleks liikmeks on väga kerge saada. Liitud siis kas e-poes, kohapeal saab ka või siis laed alla nende äpi. Nendele liikmetele kehtib siis soodustus kuni -25% erinevatele toodetele, ilutoodetele siis. Ja mulle jäid silma kindlasti Lancome'i need kinkekomplektid. Issand, kui ilus pakendus. Ma panen siia ekraanile ka midagi. Nagu nii armas presentatsioon ja ma arvan, et siuksed luksusmeigitooted on tihti need asjad, mida inimesed endale ise ei raatsi osta ja sellepärast nad ongi nagu kingitusena ka nii toredad. Et me oleme siin viimastel aastatel Anette ja Lauraga ka rääkinud, et vahel on nii tore, kui sul on see mingisugune fancy lipgloss. Et jah, võib-olla nagu lõppude lõpuks seal ei ole suurt vahet selles välimuses, et on see sul mingi odavama brändi oma või kallim oma, aga see on lihtsalt nagu selline cute girly thing, et sa võtad oma mingisuguse, ma ei tea, Diori või Lancome'i lipglossikese ja paned seda peale ja sa tunned selles hetkes seda luksuse momenti seal. Et see on rohkem nagu siukene enda jaoks, aga jah, paljud inimesed ju ise ei raatsi osta, et siis just nagu kingi ideena minu arust ka hea. Ja Stockmannis on väga hea Ritualsi toodete valik. Minu lemmik on ikka see Karma seeria, et minu arust see on nii selline puhtuse lõhn ja see toalõhnastaja Karma oma väga hea, aga ka kehatooted ja see shower foam on kindlasti üks mu lemmikuid asju. Neid mul on olnud tegelikult nendest erinevatest seeriatest, aga no Karma oma on ikkagi kõige lemmikum.
Ja tegelikult Ritualsil on palju kingisette ka ja nagu erinevates suurustes, erinevates hinnaklassides, et saad just vaadata, mis sinu rahakotile parasjagu sobib. Et ka väga ilusti presenteeritud on need Ritualsi kinkekomplektid. Seal oli muidugi ka väga uhkeid advendikalendreid, nii Stockmanni enda oma, Ritualsi oma, Molton Browni oma näiteks. Ja siis parfüümidelt on alati hea, kui saad soodukat, et need on ikkagi üldiselt päris kallid. 2, mis esimesena pähe tulevad, mida mina alati soovitan, mis on minu arust nagu nii naiselikud, seksikad, mõnusad, head lõhnad, on Jean Paul Gaultier Divine ja siis Paco Rabanne'i, või kas see ei ole enam Paco Rabanne? Kas nad muutsid nime ära Rabanne'iks? Ma ei tea, midagi seal muutus. Igatahes Fame lõhn, see naljaka pudeliga, see mehike. See on ka väga hea lõhn ja need mõlemad püsivad super hästi. Et see on siuke, ma arvan, hea investeering, et isegi täiesti okei võttagi 50 milliliitrine ja sellest jagub sul pikaks ajaks, sellepärast et seda ei pea üldse palju korraga peale laskma ja ta püsib väga kaua. Et need võib-olla on minu sellised top soovitused. Tegi see käik räsis mind nii ära, et tahaks lihtsalt teed juua ja sossutada, aga samas mul on tegelikult täitsa mõnus tööpäev ees, et siuke väike nokitsemine monteerimise näol. Otsustasin endale lõunaks tellida sushit ja Anette just kirjutas mulle üks päev, et saatis mulle sellise sushi koha nagu Romb ja küsis, et kas sa oled sealt tellinud. Ma olin mingi, et ei, et ma ei ole kuulnudki sellest. Ja siis ta ütles, et sa pead proovima, et see on täiega hea. Ja see on üsna lähedal mulle ka, nii et ma olen mingi omega, et sealt saab kiiresti ka, väga hea. Nii et ma nüüd proovin siis ära selle. Ma võtsin California. Wow. Ja nende puhul, mis oli... Oh my god. Mis oli väga vahva, oli see, et ei pidanud juurde maksma mitte millegi eest. Ei soja eest, ei selle wasabi ega ingveri eest. Ja siin on 2 soja ja mõlemal sellel on ingver ja wasabi. Ja mis ma teist ei näidangi. Kana tempura võtsin ka. Kana oma oli hea. No ei midagi nagu meeli ülendavat või selles suhtes, et ta on nagu suht siukene basic. Või see California on siin täitsa põhja küljes kinni. Ma ütleks, et ta minu jaoks ei üllata Sushi Plazat ja Sushidot, aga hea valik, kes on mulle lähedal. Tuli kiiresti ja oli normaalse hinnaga, nii et selles suhtes ma olen rahul. Ma olen jõudnud päris palju tööd ära teha, mis on väga super. Ja nüüd on aeg see soeng korda teha. Ja täna me lähme siis Katriiniga restorani nädala raames Amee restorani. Ma ei ole seal kunagi varem käinud ja Katriin ka mitte. See on vanalinnas. Ja ma olen täiega excited. Ja ma panin juba outfitikesse ka selga, aga ma ei tea, nagu see viewfinder on muidugi väikene ja ma näen sealt ennast nagu väikselt, aga reaalselt see on masendav, kuidas nagu praegu need vlogid tunduvad 90% ajast nagu mingi ülitumedad ja pimedad. No siin ongi väga pime. Ja nagu ma olengi lihtsalt mingi must kogu. Selles suhtes, et mul ongi mustad riided selles ka. Aga panin tegelikult sama outfiti, mida te juba näinud ka olete. See sädelev seelikukene must pintsak ja must lõikesarukaga bluus. Ja ma mõtlesin, et ma teen nüüd ikkagi päris lokid. Sest neid Dysoni lokke ma ei saa nimetada päris lokkideks. Need minul on nad rohkem nagu lained lõpuks ja siuke lihtsalt mingi volüümikas soeng heal päeval. Halval päeval nad vajuvad nii ära, et mitte midagi ei olegi alles. Aga kui ma korralikult juukse vahtu panen ja lakki lasen ja need lokirullid ka panen, siis saab volüümikama soengu. Juhuu! Ma siin natuke muretsen, et novembris on päris palju koostöösid. See on muidugi alati nii, et oktoober, november
on lihtsalt need kuud, kus järsku kõik tahavad koostöösid teha, põhilised kampaaniate ajad. Ja mulle ei meeldi kunagi, kui mu Instagram on nagu liiga koostööde rohke, et ma ikkagi panen rõhku sinna, et oleks seda lihtsalt nagu igapäevast ja orgaanilist sisu, seda, mis mulle endale lihtsalt niisama meeldib ka teha, mitte et mulle ei meeldiks neid koostöösid teha, aga jah, et oleks seda nagu muud sisu ka, aga praegu siin tundub, et see graafik läheb ikkagi nii tihedaks, et vahepeal on päris mitu koostööd üksteise otsa, et ma loodan, et keegi ei pahanda väga selle peale. Ma loodan, et te leiate ka nagu väärtust nendes koostöödes, mis mul on, et ma võtan ikkagi vastu ainult need, milles ma ise näen vähemalt väärtust ja Stockmanniga ka, et ma sain lihtsalt välja tuua mingid enda lemmikud, mis ma loodan, et nagu pakub kellelegi inspiratsiooni, kas siis kingituste osas või et tuletab meelde, mida oled endale tahtnud juba pikka aega osta või midagi sellist, et ma kunagi ei taha lihtsalt nagu mingit niisama teha midagi, et oleks tehtud. Aga jah, kuna see Stockmann ka siin tuli tegelikult suhteliselt niimoodi viimasel hetkel, siis ma ei näinud, ette seda ei saanud planeerida nii hästi, kui ma oleks võib-olla tahtnud just selles osas, et jääks õhku vahele nendele koostöödele. Et jah, loodan, et ei pahanda. Et see on sisuloojana ka lihtsalt selline põhiline teenimiskuu, mis teeb võib-olla tasa mõne muu kuu. Ütleme, suvi on alati vaiksam, on ju, et kui suvel on hästi palju vähem koostöösid, siis jah, sügisel ja talveperioodil või kuni detsembrini on rohkem ja siis tuleb jälle jaanuar, mis on suht vaikne. Tunnen, et ma tahaks õppida mingeid muid soenguid ka, sest et nagu see minu signatuurloki soeng hakkab mind ennast ka vaikselt ära väsitama. See huulekombo mulle väga meeldib. Siin on küll 3 erinevat toodet, nii et ma ei tea, keda see lõpuks aitab või huvitab. Tavaliselt inimesed ei kanna nii palju korraga, aga ma mõtlesin, et ma ikkagi jagan, mis mul peal on. Mul on see MACi Cool Spice lip liner, kusjuures see minu, ma võib-olla olen juba rääkinud ka, aga see on minu esimene kogemus MACi huulepliiatsiga. Ja mulle tõesti see nii väga meeldib, et ma olen kaalunud, kuigi see maksab mingi 20 €. Et võib-olla isegi osta nagu mingisugune veel, kuna huulepliiats, seda jagub mul tavaliselt suht pikaks ajaks. Et ma tahaks võib-olla mingit roosakamat tooni ka MACi oma. Samas mulle meeldivad ka väga need Maybellini lifter linerid. Lihtsalt neil võiks natuke rohkem toone olla. Ja NYXi Suede Matte Lip Liner ka. Need on 3 kõik nagu üsna sarnased. Lihtsalt MACi oma on kõige kallim. Ehk siis see Cool Spice lip liner, siis Fenty Beauty Blazed Donuts on see nude ja siis huuled keskele ma panin natukene, et oleks seda roosakust. Panin NYXi Fat Oil seda Slick Clicki. Et ta on just siuke hea nagu kombo roosakas nuudist. Nii, ma lähen täna esimest korda oma uue Mango Villa mantliga välja. Nii et vaatame, kuidas see siis on. Villa sisaldus on siin päris suur, ma ei mäleta praegu, kas 70-80%. Ja loodame, et on soe. Tagasi, väga maitsev õhtusöök oli, me jäime Katriiniga mõlemad väga rahule. See pearoog, see liha oli väga maitsev. Ja magustoit oli ka, kõik oli väga hea. Nii et täitsa läheks teinegi kord sinna Ame restorani. Me ei teadnud tegelikult sinna minnes, et see on hotellirestoran. Aga väga hea teenindus oli ja maitsev toit ja väga mõnus atmosfäär, nii et soovitan. Tere hommikust, käes on neljapäev, järjekordne hall päev ja mina lähen kohe trenni. Mul on seljas mingi imelik tunne natukene ja mul tulid täiesti flashbackid suvest, kui mul oli see mingi vlog, kus mul oli mingi räige seljavalu.
ja ma isegi läksin täna vaatama seda vlogi korraks, et mingi, oota, mis mul siis oli? Siis oli see, et tuul tõmbas läbi või see oli minu pereõe diagnoos mulle. Igal juhul eile oli küll see, et kui ma sinna Stockmanni läksin, siis vihma sadas. Mul oli nagu palav ja siis nahk oli märg, aga siis oli mingi räige tuul. Siis ma olin nagu mingi, oh my god, kas tuul tõmbas läbi. Samas nagu see tunne on praegu teistmoodi kui see, mis oli suvel, sest suvel oli siuke hästi terav valu. Praegu on nagu siuke tuim nagu lihasvalu, aga ma tean, et ma ei ole selga teinud, nii et nagu ma ei tea. Igal juhul ma arutasin chatiga veits, et nagu kas see on okei trenni minna ja ta arvas, et kui ma teen nagu madala koormusega, et siis see on pigem isegi hea, nii et loodame. Ja jah, nii et kõigepealt ma söön ühe banaani, lähen trenni ja siis mul on terve pikk to-do list tänaseks. Trennis käidud, väga hea trenn oli, lõpus venitasin ka nurka, mis kindlasti oli ka mu seljal väga mõnus. Pessu, siis ma vist filmin ühe koostöö ja asi, mis on tänasesse hommikupoolikusse toonud elevust, rõõmu, on see, et ma ostsin lennupiletid, mis jäävad selle aasta numbri sisse. Nii et very exciting. Ma ei suutnud oma juustega midagi muud välja mõelda, kui et ma teen neid väikseid lainelokke. Need ei ole praegu välja kammitud. Aga ma mõtlesin, ma ei ole nii ammu teinud neid. Ja see on midagi natuke teistmoodi kui mu tavalised lokid, nii et jah. I tried. Juhuu, ma sain Maybellini koostöö filmitud ja nüüd ma peaksin monteerima teise koostöö valmis. Ja siis ma peaks ette valmistama homseks podcasti filmimiseks ja ma võiksin monteerida seda sama vlogi, mida sa praegu vaatad, sest ma tahaks teha nii, et ma ei pea jällegi nädalavahetusel tööd tegema. Aga kui see läheb pühapäeval ülesse, siis ma pean lihtsalt juba jooksvalt monteerima, et ma saaks selle homme ka valmis ja üles laetud. Ma olen praegu natukene õnnetu. Ma olen siin tundide kaupa erinevaid asju monteerinud, selles suhtes olen rahul, et päris palju asju on to-do listis tehtud, aga on selline tunne, et mul ei jõua kohale tänasega vajalikud koostööpartnerite asjad, et ma saaksin homme podcasti salvestada. Ma tahtsin teha 2 episoodi homme, aga kui mulle need asjad kohale ei jõua, siis ma lihtsalt ei saa teha. Ja ma tunnen sellest nagu, ma teen arvutile restarti praegu, sellepärast, et see läks nii aeglaseks. Igatahes ma tunnen nagu stressi sellest, sellepärast, et ma niigi saan aru, et mul on vaja nagu megalt salvestada praegu. Ja nüüd, kui see lükkub veel järgmisse nädalasse, siis nagu need asjad lihtsalt kuhjuvad rohkem kokku. Aga no, mida ma saan teha, ei ole mõtet võtta vinguda, tuleb ikkagi nagu lahendusi otsida. See vingumine ei vii mind kuskile. Et mida ma saan teha, siis ma saan lihtsalt nagu kõike muud nii palju ära teha, kui ma vähegi saan ja oskan ja suudan. Et okei, kui podcasti ei saa homme teha, siis ma saan selle asemel midagi muud teha. Lihtsalt siis jääb järgmisse nädalasse, ma arvan, vähemalt, mitte vähemalt, vaid jääbki siis 4 episoodi salvestamine. Kindlasti ma ei tee neid 4 episoodi ühel päeval. Aga juba 2 episoodi tegemine ühes päevas on nagu päris palju. See nõuab mentaalset valmisolekut. Siis see võtab hästi palju energiat. Kuigi tundub võib-olla nagu siuke, et mingi sa lobised lihtsalt paar tundi, mis sellest siis on, aga see peab olema ikkagi mõtestatud lobisemine ka, et sõbrannadega ma võin jah nagu täiesti segast ka peksta ja kõik on fine, aga kui see on mu podcast, siis ma tahaks nagu arukaid mõtteid edasi anda, mitte lihtsalt täiesti nagu suvateksti ajada. Ja siis mul on vaja tegelikult ära viia kindlasti täna, sest juba on neljapäev, selle nädala podcasti auhinnad.
on vaja teele panna. Ja ma tegelikult olengi oodanud sellega, lootes, et jõuab üks sponsori pakk minuni, et siis ma saan ühe korraga käidud. Et kuna mul ju autot lube ei ole, siis lihtsalt nagu kõik käigud võtavad aega ja ma hea meelega ühendaksin võimalusel, aga noh, kui täna ikkagi nüüd paari tunni jooksul ei tule seda paki saabumise sõnumit, siis ma lihtsalt ikkagi pean enda need pakid ära viima. Jagast ka telliti 2 asja, need peaksin ära pakkima ja ka teele panema. Sain oma seljakoti nüüd pakitud ja ma lähen viin siis pakid teele. Kahjuks seda pakki, mida ma olen oodanud, ei ole ikkagi tulnud. Nii et mõtlen oma homse päevakava ilmselt ümber. Ma vist tänaseks siin lõpetan ka. Ma nüüd jõudsin kuni tänase hommikuni selle vlogi kokku panna. See on üks üsnagi igav vlog. Aga praegu see elu lihtsalt ongi selline, nii et te saate reaalsust. Tere hommikust, käes on reede ja ma hakkan sööma hommikusööki. Mul on üks purgivõiku ja siis seesama Kreeka jogurti bowl, müsli bowl. Ja mul on hea meel, et reede on. No nii, on aeg pesu pesema panna. Laundry sheets, pesuribad. On praegu päris palju pesu, nii et ma panen 2 tükki. Ja panen natukene seda Ocean Breeze scent boosterit ka, aga mitte palju. Pesema pandud, nüüd ma panen ennast korda, päevaks valmis ja siis ma arvan, et ma teen mõned kiireloomulisemad tööasjad ära, mis nagu sõltuvad teistest inimestest või mõjutavad teisi inimesi ka, et kuna täna on reede, nädala lõpp on ju. Ja siis ma tahaks jõuda päevasel ajal, mitte et küll õues oleks väga valge, nagu ikkagi on siuke hämar ja hall, aga ma tahaks jõuda ikkagi päevasel ajal ühe jalutustiiru teha, sest et see õhtul käimine on ikkagi, see ajab asja ära, kui sa tahad liikuda, kui liikumine on ju oluline ja on prioriteet, siis muidugi, ja et kui sul ei ole nagu muud aega, aga kuna ma ikkagi saan mingil määral valida oma päevakava, et siis ma tahaks ideaalis valgel ajal käia ja siis mul on täna mõttes küpsetada. Ma ei ole väga ammu küpsetanud. Ma peangi meeles hoidma, et ma siis võtaks õigel ajal taigna sügavkülmast välja ka. Ja siis on mul veel hulk tööülesandeid, mis on lihtsalt nagu enda nokitseda, mida ma saan ka siis päeva teises pooles teha või peale jalutuskäiku. No nii, kiireloomulised arved ja meilid on saadetud. Kuulsin, et pesu sai just pestud. Nii et panen pesu kuivama ja siis lähen teen jalutustiiru. Jõudsin just koju ja mul tuli meelde, et ma unustasin taigna võtta sulama. Ja oh my god, see peapael oli täiesti üleliigne. Praegu minu jaoks veel ei ole mütsi ega peapaela ilm ikkagi liiga soe. Aga üldiselt jalutuskäik oli mõnus. Ma kardan, et olukord on selline, et mul tuleb see tainas panna vannitoa põrandale, kus mul on põrandaküte ja loodetavasti ta sulab siis siin kiiremini üles. Üks asi, mis ma täna tegin, mida ma olen nii ammu juba mõelnud ja see läheb kogu aeg meelest ära. Ma tegin YouTube'i enda kanalile Vlogmassi playlisti. Ehk siis, kui sa juba vaikselt tahad ennast jõululainele viia ja sulle meeldis minu Vlogmass, siis nüüd need on nagu seal ühes kohas kõik koos, ühes playlistis, kergesti leitavad ja jah, saad neid vaadata.
nii, õhtusöögina on küll veits aega, aga ma mõtlesin, et ma teen mingid ettevalmistused ära, et siis mul on pärast kergem. Ja see tainas peab ka veel natukene seal vannitoa põrandal olema. Kuigi ma vaatasin, et see on juba päris hästi sulanud seal. Aga ma millalgi tegin ahjus porgandeid parmesani juustuga. Ja see tuli nagu nii hea. Ma küll tookord tegin seda snäkina, aga seekord ma mõtlesin, et see on lihtsalt nagu see juurvilja osa minu toidust täna. Nii et kõigepealt koorin porgandid ära, siis lõigun tükkideks ja siis ma näitan, mis ma edasi teen. Nii, nüüd kui mul on siin lõigutud porgandid, siis ma lisan oliiviõli ja maitseained. Kas kellelgi teisel ka küüslaugusool lihtsalt nagu kivistub ära täielikult iga natukese aja tagant? Ja segame läbi. Siis ma võtan kõva juustu ja riivin seda siia ja segan selle ka seopliga hulka. Mõtlesin, et ma prooviks teha mõned magusad ka. Nüüd ma tegin juba 2 pannitäit neid soolaseid, aga tainast on veel. Ehk siis mul on grilljuustu, ma panen kõigepealt selle ja siis ma panen vaarikamoosi. Võib-olla mõned ma jätan ilma vaarikamoosita ja panen pärast mett. Ma ei teagi, see tundub ka nagu hea idee. Nii, no need saiakesed näevad nagu päris isuaratavad välja. Ja siis on need. Need näevad välja natukene hirmsad. Aga loodetavasti maitsevad hästi. Igal juhul, siinkohal ma lõpetan. See on minu arvates üks minu kõige igavamaid vlooge üldse. Nii et ma vabandan, kui see ka sinu jaoks oli igav. Tore, et sa oled endiselt siin. Ja vaatame, kas näeme järgmine nädal. Ma arvan, et tegelikult näeme küll. Mul on tulemas põnev nädal või vähemalt pool nädalat, mida kavatsen teile ka jäädvustada, nii et ilmselt tuleb ka järgmine pühapäev vlog. Ja suur aitäh, et sa vaatasid. Näeme, kuuleme varsti. Tšau!